kui sa istud nii, et su õlg on vajunud allapoole, siis on sul kasu nendest. Kuna mul on õlad allpool, siis mul on äärmiselt ebamugav siin istuda ja ma kasutan selleks ühte patja, mis on siis ümberpandav käetugedele. Ja ma saavutan juba sellise olukorra, et mul õlavööde ei ole enam pinges. Käsi on neutraalselt laua peal, siit ma saan hiire haarata kätte ja mul on palju mugavam töötada. Mul ei teki siin kontaktstressi selle lauaga, ehk siis minu käsi läheb mugavalt üle laua peale ja ma ei suru enda kätt selliselt, et tekiks siia selline pinge ja võib-olla mõnel juhul ka naha peale selline joonekujutis. Nii, ja kuna padi on selline, et teda saab reguleerida, ehk siis siit saab ühe tüki ära võtta seest, ja sellise tüki äravõtmine tähendab ka juba, et meil see padi läheb iseenesest pehmemaks, aga siis ei ole enam seda kõrgust. Nüüd tuleks just uuesti seadistama hakata. Minul on ta natukene madal praegu, see tähendab seda, et kas ma siis saan laua allapoole liigutada või siis tõstan käetoed ülesse. Aga selline vahekiht võimaldab siis seda kõrgust muuta ja minu kogemus räägib sellest, et töötajatele väga meeldib selline lahendus, kuna ma võtan selle padja siit ära, siis tekib omamoodi kontaktstress selle käetoega. Siin on selline plastist pinnas, mis tekitab omamoodi sellist tugevust ja käsi ei taha seal peal mugavalt olla. Nii et kui me asendame selle käetoe taas pehme padjaga, tunneme, et väga mõnus on olla. Ja siis, nagu ma ütlesin, sõltub inimesest, kes tahab tugevamat pinnast, kes tahab sellist pehmemat pinnast, aga tuleb vaadata ka sealjuures, kas inimene on pikk või lühikene, kuidas tema käed asetsevad ja see on omamoodi selline teadus. Kui soovite nendest suurepärastest käetoe pehmendustest veel rohkem teada saada, siis jälgige meid sotsiaalmeedias.